Tere! Me oleme Pärnu kontserdimajas ja täna on 23. veebruar. Homme on Eesti riigi sünnipäev. Ja miks me siin oleme? Selleks, et teha pilti ja parimal moel pilti teha, sul peab olema mitu kaamerat. Mul on selleks 2 tükki. Ma ei ole nagu Margi pede selles mõttes, et mul on Nikon, mul on Canon, mõlemad teevad väga head pilti. Aga selleks, et pilti teha, peab olema sul kaasas ka läpakas. Selleks on sul olemas kohvritäis optikat, sest mitte kunagi sa ei tea, millal sul võib mingi tehnika nagu alt vedada. Ja tehnikat meil on hästi piisavalt ja mis on hästi tähtis, kus sa panid selle? Siin all on meil kahur. Selle kahuriga tehakse portreepilti presidendis, kui ta peab kõnet Eesti rahvale. Aga lähme vaatame saali, kus toimub kätlemine. Selleks võtame kaamera kaasa ja lähme proovime ära valguse seal. Let's go! See ruum siin, mida te praegu näete, on see koht, kus homme on tõenäoliselt 10 või 15 pressifotograafi, kes kõik pildistavad kätlemisruumist ehk siis sealt tagant tulevaid inimesi selle seina ääres. Sein pannakse paika kusagil homme varahommikul. See kõik muutub siin loetud tundidega. Aga mis on tähtis? Tähtis on see, et nagu te näete, välklampe kummagil kaameril ei ole. Miks välklampe ei ole? Sest meil on siin televalgus. Televalgus on pandud siia ülesse. Ja sellest on täiesti piisav, et teha väga korralik pilt. Välklambid on antud nagu soovitus, et tuleb jätta kotti. Välklampe sa kasuta sealpool, kus on nagu siis piduliku oma töö lõppe. Nagu te näete, see on nüüd see koht, kus homme 24. veebruar toimub kätlemine, ehk siis kõige pidulikum sündmus Eesti Vabariigis selle aasta jooksul. See on minu töökoht homme. See pisikene väikne ruutmeetri koht. Ja siin mina seisan umbes 2 tundi, 2,5. Ja siin sinna, kus on meie presidendipaar ja siin tulevad käteldavad. Ja püüan nad ilusti pildile saada. Kuidas see välja hakkab nägema, see selgub kõik homme, aga see ongi see töökoht, kus pressifotograaf vahest peab töötama. Väga piiratud ala. Minust lähevad inimesed niimoodi mööda ja ma pean pildile saama presidendipaari, käteldava, tausta, kõik detailid, mis on vajalikud, et toota korralik pilt. Mida ma selleks teen? 2 kaamerat. Kurat seda teab, kas on vaja teha laiaga, lähedalt midagi. See on nüüd see koht, kus vahest pead tegema niimoodi lähedalt. Aga ma loodan, et ma ei pea kasutama seda kaamerat, vaid ma võtan selle. Just sellepärast, et on pikatoru kaamera ja vaatame, mis saab homme. Kas tõesti on nii palju kaamerad vaja ühe piduliku sündmuse pildistamiseks? Praktika näitab, päris sageli on vaja. Ja miks siis? On juhtunud lugusid, kus inimestel lähevad katikud puruks või siis juhtub midagi toruga, mootor ei tööta. Mul viimati läks Nikoni 24-70 fookuse hoob kiilus kinni. Lihtsalt läks katki, ei tööta. Selleks ongi alati hea, et sul on olemas backup variandid, et siin on küll 1, 2, 3 erinevat kaamerat, tegelikult on mul 4, 4 on mul hotellis praegu, ma ei jõudnud kaasa võtta seda. Samamoodi on meil topeltvälgud, igaks juhuks, sest kuigi välku siin väga palju vaja ei lähe, siin on hästi korralik televalgus, siis igaks juhuks on sul nii-öelda backupi variant kogu aeg olemas. Mis on alati tähtis, et sul on olemas mälukaarte peotäis, neid me hakka ette näitama, meil on päris palju meil. Akud peavad olema topelt, akud peavad olema laetud. Me teeme siin tööd valdavalt sisetingimustes, kus aku mahtuvusega probleeme ei ole, et siis siin on soe, siin on nagu liiga soe. Aga selline see pilt meil on, et nagu näete, meil on siin Nikon, meil on, või see on Canon, Nikon ja jälle Canon. Et selles mõttes kõik kaamerad teevad väga head pilti ja suurt vahet ei ole, lihtsalt kasutaja mugavuse teema, ehk siis kas sul on Mac või on sul Windows, samamoodi saadab meili, töötleb pilti, mitte mingit vahet. Maitse asi. Siis, mida me teeme pika toruga? Te näete, siin on 7200 Nikoni oma, siin on Canoni 7200, mõlemad väga head torud, valged torud, see on küll musta värvi, aga ehk siis tal on 2,8 ava. Mida sellega tehakse? Sellega püütakse valdavalt detaile, portreesid, situatsioone, mida ütleme lainurgaga teha sa ei saa, sest sa ei lähe inimesele kaameraga võtta nii lähedale. Mõni fotograaf läheb küll, aga meie ei lähe. Selleks me kasutame, et olla delikaatne ja olla nagu jätta inimesele hingamisruumi natuke pikemat toru.
Samamoodi kätlemise homme pildistame, kas nüüd me polegi välja mõelnud, millega me pildistame, kas teeme selle suurega või teeme 24-70-ga. Me proovime selle läbi homme töö käigus hästi kiiresti ja see kujunebki välja täpselt töö käigus. See ei ole nii, et sa pead panema ette kindlaks selle toru ja mitte midagi muud. Ei, võid vabalt teha ka pika toruga. Lainurgaga me teeme, see on Nikoni 14-24, päris hea toru. Näeb välja nagu kalasilm, aga ta ei ole kalasilm, on lai. Sellega saab teha, ütleme, kontserdisaalis sellised üldvõtteid, annab lahedad efekte, hästi valgustundlik toru on. Samamoodi Canoni 16-35, täiesti vägev toru, täiskaaderkaamera, Canon 1DX, üks parimaid praegu, mis saada on. Mina küll töötan selle kaameraga, aga ma arvan, et ka sellega saan hakkama ja teen täpselt sama hea pildi kui selle kaameraga. Nii et. Ja mis meil siin veel on? Läpakas, meil on monitor, meil on kõva arvuti, millega me laeme pildid homme võrku. Neid pilte saab olema tuhandeid. Sellepärast ongi parem teha seda sellise suure laptopiga kui selle väikse asjaga. Aga selline on meie töö siin pressikeskuses ja ma arvan, homne päev saab olema väga huvitav just selles plaanis, et see ruum saab olema rahvast täis. Praegu on siin tühjus, me kuuleme muusikat siin ja tühjad kaabli otsad veel ootavad homset päeva. Nii, mina olen siis see, kes võtab Andrese käest pildid. Minul on ennem tehtud selleks kindlaks, kust ma liigun, millised trepid, kust lähen, kuhu ma pöörama pean, kõik see, et selleks, et ma jõuaksin siit arvuti tagant Andrese juurde sinna kätlemise ruumi vähemalt 15 sekundiga. Kui Andres ütleb, et tal hakkab kaart täis saama, lähen mina, võtan talt kaardi. Ja kui ma talt kaardiga olen ära tulnud siia alla, siis mis ma teen? Ma laen ta kaardi lugejaga, see on USB 3 kaardi lugeja. Ja järgmine asi, mis tegelikult on, kuna see loeb ka automaatselt sisse, ma võtan kõva kettale topeltkoopia. Ehk siis on mul siin arvutis on olemas ühed asjad ja on ka nii-öelda topelt puhtad, õiged pildid, nii-öelda raw-failid, kõik on teise ketta peal ka. Ja siis on meil veel asjad, mis me veel Andresega veel läbi rääkisime, on sellised asjad, et kätlemise ajal on nagu lihtne, on väga hea valgus, kõik on suurepärane, aga millest meil tekkis probleem on presidendi kõnega, sellepärast, et kui tegime 3 pilti, me saime 3 erinevat valgust lihtsalt sellepärast, et tuli, mis on üleval või lamp, teeb erinevaid sagedustega ja me ei saanud seda säriaega piisavalt pikaks, et president oleks nagu terav, ei liiguks ja valgus oleks väga hea. Et telepildis seda ei näe, aga fotodel on väga hästi näha see, kuidas lamp nii-öelda kustub ja läheb põlema. Ehk siis igast asjast, kui Andres teeb pilti, on vähemalt 3 kaadrit ja sellest 3 kaadrist valin mina pärast parima välja. Ja kuidas ma neid pilte pärast nii-öelda välja valin, on väga lihtne, et ma kasutan ACDS Pro 6 ja töötan pildid kõik ära Photoshopis. Lightroomi on ka mul olemas, aga Lightroomis ei tööta, kuna see on natukene teistsugune, et Photoshopis saab selle hästi kiiresti tehtud ja peale seda, kui need on tehtud, läheb meil üles sellisele leheküljele, nagu on seda meil siis EV69, ehk seal on kõik need pildid olemas. Meil on juba valmis tehtud siin, Andres on juba mõningad üles laadinud päevased pildid. Siis kui meil need pildid on üles ära laetud, siis läheb uuesti kogu protsess, et võtan jälle mälukaardi, jälle Andrese juurde, jälle tagasi ja me teeme selliseid 30-minutiseid tsükleid üritaks teha, et ei muutuks väga palju pilte tuleks peale, et siis on jälle mul neid raske nagu töödelda ja teine asi, miks me ei kasuta sellise asju, nagu hästi paljudel on moodne asi kasutada Wi-Fit. Wi-Fit me kasuta lihtsa põhjuse pärast, et minul kaob kohe järg käest ära, kust maalt ma hakkasin pilte töötlema, kuna neid kogu aeg tekib peale ja siis on ta niisugune sigri-migri, aga kui ma tean, et ma võtsin ühe pildi nii-öelda portsu ära, pildiportsu ja hakkasin sellest inimesest töötlema pilte ja järgmine kord hakkan uuesti, see on mul nagu selle järg on nagu oluliselt lihtsam. Et see ongi nagu see, et kõik asjad väiksed detailid tuleb läbi mõelda, eriti just kuidas sa nii-öelda saad selle parima tulemuse kätte, et ei oleks üheski inimesest ühtegi pilti puudu. Üks asi veel, homme ma niimoodi riides ei ole. Homme mul kaelas lips, mul on seljas ülikond ja ma näen välja nii täpselt samasugune korrektne nagu need inimesed siin minu ümber. See ongi see vahe, et pressifotograaf peab käituma vastavalt olukorraga ja ta peab sulanduma keskkonda. Kamuflaaži ma selga ei pane, sest siis ma ei paistaks üldse sellest ostast välja. Tšau.